Erakonnad peaksid valimiste ajal mõtestama seda, et mida nemad saavad teha selleks, et Eestit edendada. See ei tohiks olla küsimus, kelle huvid võidavad, sest valija huvid peavad võitma. Ja ma arvan, et tegelikult on väga oluline, et iga erakond püüab väga selgelt lahti mõtestada selle küsimuse, et mis on Eesti riigi suuremad väljakutsed ja kuidas nemad sellele oma erakonnana ka vastust pakuvad. Aga teoreetiliselt on muidugi võimalik, et erakond võib välja tulla sellise kampaaniaga, mis võib vastuollu minna tegelikult riigi huvidega ja tegelikult mõjuda ka vastu riigi huvidele. Et näiteks õhutada mingisugust vaenu või vastandumist või tulla välja selliste väga äärmuslike ideedega, väga populistlike ideedega, mis võib ju destabiliseerida ühiskonda. Aga ma loodan, et see on kõik teooria ja ainult see jääbki hoiatuseks ning ma küll ei arva, et demokraatlikus ühiskonnas peaks erakonna huvi seisma kõrgemal riigi ühiskonna huvidest. Miks on juba mitu valimistsüklit järjest tegeletud vastandumisega? Erakonnad tahavad eristuda. Nad tahavad meelde jääda valijale, nad tahavad oma sõnumit kohale viia. Ja eks vastandumine on üks viis selleks, eristuda. See on loomulik, alati ei pruugis üldse halb olla. Küsimus on selles, et millisel pinnal see eristumine või vastandumine toimub. Et kui see toimub ideede pinnal, maailmavaate pinnal, öeldakse, et meie eelistame sellist sekkumist riigi poolt näiteks majandusse või sellist maksupoliitikat, meil on need põhiideed, mis ütlevad, milline näiteks peaks eelarvepoliitika olema, või ka need on need meie prioriteedid, millele me tahame rohkem raha anda, ja nüüd nende teiste arvelt, mis need teised ka on, et siis seda tüüpi eristumine on tegelikult kasulik. Sellest saab valija aru, et mida üks või teine tahab teha. Kui aga eristumine läheb vastandumise liini, ehk hakatakse rääkima sellest, et kes on halb, miks ta niimoodi teeb, tuuakse välja võib-olla mingisuguse vaenu õhutamine, olgu see siis lihtsalt mingisuguse vana konflikti või ka tegelikult väga sügavuti rahvuse või mõnel või soo või mis iganes muu tunnuse pinnal, siis tegelikult see vastandumine on ju madal. Ja see ei vii edasi, see ei anna valijale midagi juurde. Sellest ei saa valija targemaks selle koha pealt, et millist erakonda valida. Mina näiteks ei julgeks riigi võimu usaldada nende inimeste kätte, kes vastanduvad selliste madalate kriteeriumite alusele. Et seetõttu ma arvan, et on väga oluline valijale ära taibata, et mille poolest tegelikult erakonnad eristuvad. Mida soovitaksite veel erakondadele eelseisvateks valimisteks? Ma arvan, kõige parem soovitus on see, et austage head valimistava ja nõudke seda teistelt erakondadelt ka. Et hea on ju meenutada, mis need hea valimistava punktid on, et seda ei ole üldse palju. Esimene on see, et debatt peaks olema sisuline. Juba natuke markeerisin, mis see sisuline debatt on. Kindlasti tuua selles sisulises debatis välja need valikud. Me ei saa kõike korraga. Me ei saa samal ajal tõsta pensione, toetusi, anda tasuta haridust, tõsta kaitsekulusid ja kõike, et kusagil see tasakaal peab olema. Öelge siis ära, mis on need valikud. Et julgege öelda need valikud ära. Siis teine asi on see, et valimiskampaania rahastamine peab olema läbipaistev. Peame aru saama, kus see raha tuleb. Ja kolmas on see, et avalikku võimu ei tohi kuritarvitada. Ei tohi teha riigi või omavalitsuse rahaga valimiskampaaniat, ei tohi seda positsiooni kampaania jaoks ära kasutada. Ja lõpuks see, et kõikide kandideerijate seisukohad peavad olema avalikult teada. Nii et see ongi väga lihtne, hea valimistava, pidage sellest kinni.